No ega need kambad kindlasti ei ole mingisugune uus asi linnas, et nad on kogu aeg olemas olnud, aga viimasel on tõesti probleemiks tõusnud Kanuti park ja siin toimub. Ja oleme siis teinud otsuse, et paigutame siia parki turvatöötajad, kes hoiavad pargis toimuval silma peal ja kindlasti peaks nende kohalolu andma selge signaali nendele, kes tulevad siia kaklema, jooma, et see ei ole sallitud selles pargis. See kindlasti sõltub olukorrast. Ma arvan, et kui mõned päevad on siin turvatöötajad väljas olnud, siis ei saa välistada ju, et see tegevus kandub siit kuskile mujale, et me peame olema paindlikud, valmis reageerima. Aga vaatame ära esimesed päevad, vaatame, kuidas olukord laheneb ja vastavalt sellele ka tegutseme edasi. No kahtlemata tegelikult, eks kõik see, mis siin toimunud on politsei, vähese politsei tulemus. Me kõik teame, et viimaste aastate jooksul on politsei isikkoosseisu päris märgatavalt ju vähendatud ja kahtlemata suurem hulk politseipatrulle, politsei suurem nähtavus tänaval kindlasti tõstab turvalisust ja mina küll väga loodaks, et politsei saab lisaressursse, et rohkem turvalisust inimestele pakkuda. Täna siis Tallinna linnavalitsus andis kesklinna valitsusele ülesande palgata turvafirma selleks, et tagada turvalisus kesklinna parkides lisaks sellele, mida teeb omalt poolt politsei ja niimoodi olemegi paari tunniga leidnud teenusepakkuja, kes oli valmis tulema ja pakkuma ajutise mehitatud valve siin Kanuti aias ja teistes kesklinna parkides juhuks, kui selline vajadus tegelikult ka meil tekib. See on ajutine lahendus, mis meil hakkab töötama circa 10 päeva ja loodame, et selle 10 päeva möödumisel saame siis juba rääkida mingist kestvamast lahendusest ja mingist pikemast plaanist, kuidas turvalisus kesklinna parkides tagada. Meil on tegelikult selles lepingus, mis me täna oleme sõlminud, on kõik suuremad kesklinna pargid. Ma mainiks ainult võib-olla mõned nagu Muusemägi, nagu Lembitu park, nagu Falgi park, Tompark, Schnelli, Tiigi park, Tornide väljak ja oleme eraldi pannud objektina ka linnahalli. Me räägime praegu 10 päevast järjest, hommikust õhtuni vajadusel ka ööseni välja ja mis juhtub 10 päeva möödumisel, see on juba võib-olla natuke suurem ja laiem küsimus, millele ehk vastame siis varsti. Ma võin teile kinnitada, et kesklinna parkides on turvaline olla ja me loodame, et koos politseiga ka meie jõupingutused suudavad seda kõikidele ka tagada.